Mina olen Visit Estonias olnud alates 2012, siis ma läksin sinna Saksamaa sihturu juhiks. Tegelesin sellega, et Saksamaa kõik messid, pressireisid, tootetutvustusreisid, kampaaniad ja nii edasi saaksid toimima. Mul oli abiks Saksamaal meie välisesindaja. Siis ma läksin vahepeal lapsehoolduspuhkusele, tulin tagasi ja siis juba oli kliendisuhete juhid ja oli näiteks see, et kui mina tegin nii-öelda kõiki kihte, siis juba olid sotsiaalmeedia spetsialistid eraldi B2B inimesed ja nii edasi, et miks seda on vaja eraldi, sellepärast nagu teate, siin tuli ka samamoodi fotograafest tuli juttu, et tegelikult igal asjal on oma nagu spetsialist olemas ja need teemad on niivõrd sügavad, et kui sa sinna sisse ei lähe, siis võid väga viltu panna. Ja enne seda ma olin 13 aastat Reval hotelligrupis. Alustasin olümpiahotelli vastuvõtus, olin tellimiskeskuses, tellimiskeskuse juht ja müügijuht Soome ja Rootsi reisikorraldajatele. Ehk siis Reval hotelligrupis oli 7 hotelli üle Baltikumi ja ma tegin siis näiteks Tallinkiga 7 hotelli aastalepinguid või siis, ma ei tea, Eckerline'i ja nii edasi. Ehk siis mul on see teadmine olemas, mis tähendab olla ettevõtte ja mis tähendab seda, et kui sa näed nagu ettevõtte põhjalt iseennast. Puhka Eestis leht on nüüd selline asi, mis on teile võimalus. See ei tähenda seda, et ma nüüd müün selle maha ja võite kindlasti kõik ennast sinna sisse panema. Aga kõigepealt võib-olla natuke tausta sellest, et kui ma ütlen Visit Estonia, siis ma võin nagu mõelda 2 erinevat asja. Üks Visit Estonia tähendab tegelikult meeskonda ja kui ma ütlen visitestonia.com, tähendab see seda kodulehte. Puhkaestis.ee on siis selle sama kodulehe eestikeelne variant. Kes need üldse turismiosakonnas on? Turismiosakond tegeleb ja toimetab sellega, et välisturist tuleks Eestisse. Meil on selline raha antud, millel on see silt, tellimussilt juures. Ja meil on erinevad tegevused, mis need tähendavad. On siis lõpptarbija tegevused, tähendavad kampaaniaid, trükised, sotsiaalmeedia, kommunikatsioon, PR, siis on B2B tegevused, mis on siis need, et kui me läheme kohtumisele ja leiame esiteks leiame Eestile just nimelt sellised edasimüüja, jagame talle infot, mis tuli siin juttu, et miks on ilusad pildid ja nii edasi, isegi kui ta ei tule seda konkreetset teenust tarbima, ta ei tule Sooma 5. aastaajale, aga tal jääb see meelde, et Eestis oli selline asi, mida kuskil mujal ei ole seda. Lõpuks tuleb siia, võtab Tallinn, Tartu, Pärnu, teeb linnatuuri, teeb mingi loodusmarka, ongi kõik, ta jõuagi sinna Soomaale. Aga see, et tal üldse Eesti meelde jääks, et need on nagu ka niisugused catchid, et kuidagi, sest kõik teised sihtkohad tahavad ju ka iseennast tähelepanu pöörata. Ehk siis B2B osa ja siis on arendus ja näiteks ka uuringud ja statistika. Ehk siis see valdkond, milles see niinimetatud see vihmavariant on päris suur. Selle tingid saate vaadata, kes siin on olemas. Turismistrateegia on selline asi, mis on MKM-i erialaliitude meie poolt kokku pandud, et samamoodi tellimus MKM-i poolt meile, et me selle ellu viiksime. Kuhu üldse Eesti turismi ja mis me üldse tahame. Meie põhieesmärk on see, et ettevõtted saaksid raha. Meie endal ei ole ühtegi teenust pakkunud. Meie ei paku teenust. Meie oleme lihtsalt need, kes kõik igal pool käivad ja tutvutavad ja ütlevad, et üliäge on Eestisse tulla. Ja siin on ka veebileht turismiprofile. Ehk siis see on selline koht, teie kõik olete turismiprofid. Kui minu käest ükskord küsida, kes see siis on ja kas sinna peab sisse logima, ei pea. Siit te saate fotosid ja kõike muud, aga ma sellest ei räägi. Ehk siis klikin siit lahti. Korra veel tausta, mis on need B2C tegevused, et ongi sotsiaalmeedia, kampaaniad välisturgudel. Mitte keegi teist ei peagi nägema sakslasele suunatud kampaaniat, sest ei ela Saksamaal ja teil ei ole saksa IP, kas telefoni või arvuti. Siit te saate näha tegelikult, mis sõnumitega, milline on kampaanialeht ja nii edasi, seal on kood kokku pandud just nendest käimasolevatest. Pressireiside kajastused, meil on olemas statistika, mis tüüpi pressireisid ja mis tüüpi kajastused, just kajastuste põhjal. Et millised, ja kui on olemas näiteks lingiga, siis on võimalik ka linki sealt vaadata. Kommunikatsioon, visuaalsed materjalid, just tuli juttu sellest fotosid, videosid, trükiseid teeme selleks, et teie saate neid kasutada. Saate panna hinnasildi juurde ja öelda, et tulge Eestisse. Ja siis seesama Puhka Eestis keskkond. Ja milliste turgudel me teeme, siin on ka siin kõik tehtud
kõik kirjeldatud. B2C osas sarnased asjad, nagu ma juba enne ütlesin, kontaktüritustel käime, korraldame ise kontaktüritusi, ehk siis samamoodi meie välisesindaja Saksamaal, või nüüd on näiteks Šveitsis on tulemas veel juunikuus on kontaktüritus, siis tema koos meie Šveitsi agentuuriga võtab ühendust Šveitsi edasimüüjatega, kes võiksid, kas on potentsiaalsed või juba müüvad Eestit või müüvad näiteks Soomet või Lätit ja Eestidel ei müü, et nad võtaksid sellega oma kataloogi. Ja siis võtame Eesti ettevõtted kaasa. Võtame kaasa tähendab seda, et Eesti ettevõtte paneb ennast kirja, et ta tahab osaleda. Maksab osalustasu ja kõik oma reisikulud ja tuleb meiega kaasa ja tal on võimalik niisugune üks-ühele kontaktüritus teha. Diginomaadid on siin sees. Diginomaad on selline inimene, kes taotleb viisat, tuleb Eestisse 1,5 aastaks on diginomaadi viisa, aga ta teeb tööd endiselt välismaa ettevõttele, mitte Eesti ettevõttele. Aga need on sellised tegelikult Eesti saadikud, ehk siis nemad elavad 1,5 aastat siin, nad päris palju kulutavad, aga ja see, mida nad nagu siin kogemuseks saavad, kui nad lähevad kuskile mujale, siis nad jälle räägivad Eesti kohta, nii et nad on nagu väga head. Erialaliitudega ja sihtkohad DMO on Destination Management organisatsioon, ehk siis sihtkoha organisatsioon väiksem, kui on Visit Estoniaga meie väga head partnerid sihtkohas. Ja siis turismiprofilehe. Ja korra löön ka siit, et ehk siis mida te saate veel otsida. Sihtturgude uuringud, statistika, majutusstatistika, koolitust ja tootearenduse infoga. Nüüd lähen edasi. Ja mida me nüüd välja kõikame, mis on meie lubadused, mida Eestis saab? Eestis saab loodust, kultuuri ja toitu väga kiidetakse. Kiidetakse seda toitu, mis on tavapärane, mõnus kodune toit ja kiidetakse kõiki muid söögikohti samamoodi. Eesti toit on tõesti väga maitsev. Nii, aga tulles nüüd selle Puhka Eestis lehe juurde, siis puhkaestis.ee on eesti keele ja Visit Estonia.com on erinevates teistes keeltes keskkond. Nad on tavaliselt niisugune copy-paste, et siis kui sul on ingliskeelne leht olemas, koduleht, sa sisestad eestikeelsesse Puhka Eestis lehele ja siis hakatakse tõlkima teistesse keeltesse. Meil on üle 5000 ettevõtte, miks ma ei ole teenuseid pannud, mõnel ettevõttel on mitu teenust seal sees, et kuskil 9000 teenust on seal meil lehel. Ettevõttel on tasuta. Meie promome seda, et kõikidesse kampaanialehtedesse, näiteks kui on mingi teemas, me suuname Visitisse selle teema peale ja nende teenusepakkujate peale, kes siis seal teemas on sees. Kui on pressireis, samamoodi kui pressireisi kava on, kus me osaleme, mis me teeme, jälle suuname kõik meie enda teenusepakkujate lehele Visit Estonias. Ja üle 14 miljoni oli külastuste arv eelmine aasta ja siin oli see küsimus, et mitu unikaalset külastajat on minuti jooksul, minul on pool tundi rääkimist, korrutage 16, kui mul endal hea matemaatika hirm ära. Ehk siis kui palju külastajaid sellel hetkel, kui mina siin teile esitust tõin, et palju neid Visitis parasjagu võib olla. Ja nüüd on see uus Visiti veeb, siin on natuke tehnilist infot, lihtsalt see, et see vana oli 15 aastat vana platvorm, neid asju sinna juurde panna, mis on tänapäeval nii palju nagu uusi asju, mis võiks nagu Visitile veel juurde panna, neid võimalusi sinna kahjuks enam ei saanud. 2 aastat on käinud see, et kõigepealt tehti audit, vaadati, mis on üldse turg, mis külastaja, kuidas vaatab, millised on need lehed, mis võiksid olla võib-olla pigem mitte nii telefonikataloog, kui ka see, et pigem nagu huvipõhiselt saab nagu asju otsida ja leida. Ja nüüd praegult käib hetkel meie enda sisulehtede artiklite sisestamine ühest süsteemist teise. Osasid asju me saame copy-paste teha, paljusid asju me samamoodi teeme tädiliidest, kui te teate, mis see tähendab, on ju, ehk siis see asi ei käi mitte süsteemselt, vaid ise tõstad. Ja see tähendab ka seda, et mingi hetk, siis kui avaneb ka ettevõtetele see teenuse sisestamine, te saate sinna sisse minna mitte mingi parooliga enam, vaid nii, nagu te igal pool käite näiteks Smart ID-ga või ID-kaardiga, ehk siis te logite ennast sinna süsteemi sisse ja siis te panete need ettevõtted sinna külge, nii et ühel ettevõttel võib ka mitu sisestajat olla, et ei pea üks olema. Nii, aga siin on hetkel vana vaade, aga idee on ikkagi sama. Mis siis juhtub, kui te näiteks Puhka Eestisse panete oma teenuse
üles, et juhul, kui teil on siis ingliskeelne leht, siis teil tekib kõikidesse keeltesse oma nii-öelda URL, sest oma aadress. Et kui te tahate siis lõpuks enda ingliskeelset infot kellegile jagada või soomekeelset, siis te võtategi ju selle aadressi seal. Te saate kõik oma fotod, kirjeldused, üldinfo. Kuna me üritame seda hoida suhteliselt lühidalt, sest väga ju pikalt ei loeta. Ja teine asi on see, et 80% meie külastajad vaatavad kõiki seda asja juba telefonis. Ehk siis, kui te ise sisestate väga esimeste lausetega peab aru saama, mida te pakute. Hästi tore on see, kui te kirjutate ajalugu, et see on minu vanaisa talu ja siis juhtus see, siis juhtus see, siis juhtus see. See on ka oluline, aga see võiks olla teie kodulehel, mitte Visitil, vaid Visitis peab olema see info, mis teenust te nüüd pakute. Ma pakun majutust selles kohas, kus minu vanaisa kunagi elas näiteks ja majutust nii ja nii paljudele ja siis veel saab sealt, ma ei tea, toitlustus on minu juures ja nii edasi. Küsimus, et te mainisite, et 16 unikaalset külastusminutis. Kas on nüüd Visit Estonia Book Eesti kokku ja Visit Estonia? Kokku, kõik kokku. Kas on eraldi ka teada, kui palju Visit Estonia palju Book Eesti? Jaa, on eraldi ka teada keelte kaupa, aga seda infot mul hetkel täna ei ole kaasas. Jah, aga seda saab ka vaadata. Ja saab tegelikult ka vaadata, vahepeal ma tean, et see oli rikkis, selles suhtes, et ei jooksnud statistika sisse, aga kui te olete enda Visitisse pannud enda teenuse, siis te tegelikult ka näete statistikat, kui palju teie selle teenuse peal on nagu käidud vaatamas. Ja meie oleme sisseviskajad selles suhtes, et paljud ütlevad, et aga mul Visiti kaudu ei tule ühtegi broneeringut. Fine, aga tegelikult tuleb sul selle bookingu või selle muu kaudu, sest kui sa otsinguga tuleb ikkagi, me üritame, et Visiti need SO-d ja asjad oleks nii kõrgel, et tuleks nagu Eesti leht nagu välja eraldi. Kas müügihiidestust näiteks Tooringeri kaudu otse sinna platvormi sellist asja öelda? Saab panna niimoodi, et nupu taha broneeri, sinna saab panna ükskõik, millised panna. Jah, aga seda on tegelikult statistikas ikkagi näha, et ta on vajutanud selle nupu peale. Jah, sest mida ma soovitan, kui teil on endal broneerimissüsteem, on ju, pange sinna, et broneeri, loomulikult suunake sinna. Kui ei ole, kellel on Airbnb, Booking, mis iganes, siis te saate ükskõik kuhu edasi suunata, et läheks ostuks. Nii nagu mainisin, teie siia saab panna, te tahate linkida oma kodulehele, muidugi kõik see info, et sul on infotelefon, emaili aadress, Facebooki leht ja nii edasi. Juhised külalisele kohale jõudmiseks, see on see, nii et see Google Mapsi osa tuleb sinna juurde. Teie kontaktandmetest ma pärast veel räägin, arvustuste osa võite panna ja siis oligi see broneerimise link. On. TripAdvisor just on. Jah. Aga uuena näiteks uude Visitisse ei tule hindu enam. Et see on nagu see koht, kus ka ettevõtetelt tuli see nagu tagasisida, et niikuinii, ma saan aru, on tüütu kord aastas 2 korda tulla Visitisse ja üle vaadata enda andmed. Miks me tahame, et kõik see asi, mis on nii nüüd visitestonia.com lehel, oleks adekvaatne, et seal ei oleks vanu asju, aga hinnad võivad muutuda kiiremini. Et lihtsalt, et pigem nagu selle pärast nagu tuli see fine, et me hindu praegult enam ei hakka näitama. Ja see on teil reklaamikanal, teie enda asi, kui hästi te selle ära kasutate, soovitan hästi ära kasutada ja just nimelt see, et update'itud peaksid need asjad olema. Nii, ehk siis, mis on siis põhiasjad, mis siia sisse lähevad, ongi üldinfo, kontaktid, asukoht, ajad ja hinnad praegusel hetkel, pärast enam hindu ei tule, omadused ja varustus ongi, et mis asi see on, mida te siis pakute, ja pildid ja videod ja eelvaate kinnitamine, see tähendab seda, et sa tegelikult enne, teie parim abimees on piirkondlik andmehalduspetsialist, hästi pikk nimetus, aga ütleme siis niimoodi, et sihtkohtades on inimesed, kes tehniliselt teavad ja tunnevad Visit Estonia seda keskkonda ja kes on teile abiks. Ehk siis, kui te hakkate midagi sisestama, esimene hetk, kui see üldse avalikuks pannakse, siis need inimesed vaatavad selle teie info üle ja annavad ka teile näpunäiteid. Paranda see foto ära või lisa veel juurde, ma ei saanud aru, mis sa siin seda mõtlesid ja nii edasi ja nii edasi.
ja tema on ka see, kelle käest te saate kogu aeg küsida nagu lisainfot veel ja need on ka kõik piirkondade kaupa, on need inimesed ära jaotatud. Et te saaksite enda piirkonna ja see info on ka kõik üleval meil profilehel, siin on ikka lingid tulevad ka siia pärast esitluse juures on olemas. Küsimus, et siin on nagu matkad ja ma saan majutuse saaks nagu anda, aga mul on, ma ei tea, objekt kinnistada, ma ütlen, et mul on rändraht, eks ju, kinnistada, et võin lihtsalt kirjutada, et mul on kivi vaadata. Jah, on tõsi, ütleme, et meil on väga palju selliseid kivi on väga hea näide, meil on väga palju selliseid rändrahne, mis on riigi maa peal ja mitte keegi ju teine ei paneks neid üles, siis meie sama andmehaldurid näiteks panevad need kohad ka ülesse. Et mis on nagu võimalik minna ja vaadata seda kui sellist, aga tal ei ole niisugust omanikku, kes raha võtaks võib-olla või kelle maa peal tal on. Kui sa oled valmis, et sinu kivi tullakse vaatama, lase käia, pane üles. Nad lähevad tõlkesse siis, kui teil on vähemalt ingliskeelne koduleht olemas. Ja ingliskeelne koduleht tegelikult näitab seda, et teie olete valmis võõrustama võõrkeelset inimest. See on indikaator. Sest ma tean, et on ettevõtted, kes ütlevad, et ma ei hakka sellega toimetama, Google'i Translate on olemas ja nii edasi. Kõikides brauserites ei ole. Kui teil on Facebooki leht, mis on näiteks eestikeelne, aga sealt on ka väga hästi aru saada, mis teenust te pakute, sest seal on hästi kerge võtta panna seda tõlke osa, see on nagu igal pool on olemas, siis see on ka okei. Aga selle vaatab ka samamoodi andmehaldur üle inimene, kes tegelikult võib-olla ei tea samamoodi teenusest mitte midagi. Ja siis ta võõra pilguga vaatabki üle, kui tema juba saab aru, siis ilmselt saab ka minna tõlkesse, aga ütleme, et võrdusmärk tõlge läheb kindlasti, kui tal on ingliskeelne koduleht. Ja ingliskeelne koduleht, ütleme niimoodi, et ta võib ju olla lühem selles suhtes, et võib-olla seal ei ole kõiki asju sul, nagu mis sul on eestikeelses, sest paljusid asju näiteks ei pakugi ingliskeelsena, kõiki teenuseid võib-olla, aga seal peab ikkagi olema väga selgelt aru saada, millega on tegemist ja ingliskeelsel lehel. Palun pange see info, kui kaugel ta mõnest suuremast linnast on. Sellepärast, et Google Maps on ka tore, aga siis natukenegi nagu on võimalik, ma ei tea, Tartust 20 minutit, Valgast, lihtsalt näitena näiteks nagu toon, sest kui te mõtlete ise, mõelge Läti peale, ma ütlen, ma ei tea, Valmer on võib-olla liiga lähedal meie piirile, aga mõni selline koht, kus sa tegelikult füüsiliselt ei tea, kus ta on, et kas sul on Riiast, ma ei tea, unnikuga sõita või Riia lähedal kohe, et ta tekitab mingisugusegi nagu teadmise, et see on küll selline asi, mis ma väga soovitan. Ja praegune liitumine hetkel on veel niimoodi, et sa pead kasutajaks registreerima, uues kohas on siis nii, et paned endal selle Smart ID-ga, aga piirkonna andmehaldur hetkel ta edastab paroolid, aga siis ta tegelikult enne, kui läheb avalikuks, ta vaatab ikkagi info üle. Ja siis ongi see infoleht, mis sa pead enda teenuse kohta nagu ära täitma. Ja siis ongi, andmed vaadatakse üle ja kinnitatakse ja siis ongi seal, kui on ingliskeelne koduleht, siis automaatselt meie poolt lähevad tõlkesse. Nüüd meil on ka endal uus kogemus. Me tahame proovida tõlkerobotit ja see on otseselt mõttes seda tõlkerobotit praegult õpetatakse. Ärge küsige täpsemalt, kuidas see tehniliselt käib, see on meie kolleegide sõnavara, aga ehk siis, et see tõlkerobot tõlgib selle esimese osa ära, aga native speaker inimene vaatab ikka teksti üle. Ehk siis see ei lähe niimoodi, et nüüd Google'i Translate ja see pannakse copy-paste on ju, vaid et võib-olla see suur, et pigem nagu meil on olemas sisuhaldurid, kes on siis meie palgal ja kes on native speakerid, erinevate, kas on ingliskeelsed, saksakeelsed, soomekeelsed ja nemad siis hakkavad seda toimetamise tööd pigem tegema, et vaatavad siis üle, mis seal on. Ja nagu ütlesin, et jah, et siis kui on ingliskeelne koduleht, siis lähevad tõlkesse. Ja siis, kui see asi on kõik tehtud, siis põhimõtteliselt te oletegi juba olemas ja nähtavad meie Bookcastis või siis Visitis. Ja see ongi, kui sul juba enne see teenuse mingi info muutub, ma tean, et teil on väga paljudes erinevates kohtades on nagu info on üleval. Teil on kindlasti ka oma süsteem, kus te mäletate, et kus te nagu olemas olete, aga kui teil tõesti kardinaalselt midagi muutub, siis jätke meelde, et tulge vahetage seal ka see info ära, enne kui ta nagu saadab teile meeldetuletuse. Aga teenuse nimetus on nüüd küll selline asi, mis teenuse nimetuses võiks juba aru saada, millega tegemist on.
see on aktiivse puhkuse matk, kas see on lihtsalt mingi matk, kas see on retriit, kas see on jooga, mida iganes, et sest see on see koht, kus ka otsingusõnadega tuleb siis nagu pakkumine paremini välja. Ja siis just nimelt selge kirjeldus ja ka see, et kas üksikisik, ma olen ees, on ju, ja kas üksikisik saab ka seda matka nagu tellida niimoodi, et ta tuleb üldise matka ja siis sinna nagu tuleb sisse selle gruppi või on ainult ette tellimisel ja ainult grupile. Jah, teenust ise loomustav foto oleks hea ja kust teenus saab alguse. Isegi kui teil on selline teenus, mida te ükskõik kus Eestis pakute, et sinna tulen, kus klient küsib, pange see ka kirja, kindlasti. Ja kui teil on see tekst, laske palun sõbra tuttaval see üle vaadata ja las ta kirjeldab teile, mida te pakute. Sest ise enam mingeid asju, sul tekib nagu see pimedus, see infopimedus. Sina ju tead neid asju, aga teine ei pruugi, teine saab hoopis teistmoodi aru. Ja uskuge mind, külastajad, järgmised külastajad, te juba jõuate nagu paremini õigete külastajateni. Ja Visit Estonia otsingusõna nüüd tuleb. Jah, siin on nüüd minu kolleegi Ingriti, palusin tal, las ta otsib üles ja vaatab, mis on loodusturismi need märksõnad, mis meil nagu siin otsingus on olnud, just nimelt otsingus. Ja ma korra loen selle küll ette niimoodi, ehk siis Visit Estonia veebis otsisõnad, neid ei saa Google'i otsinguga võrrelda, sest Google'is on see, et need otsingusõnad järjest on populaarsemad, siis nad tulevad nagu niimoodi ettepoole. Ja Visit Estonial meil endale on ka see, et ju ta siis ei leidnud nii kiiresti või viitsinud minna, meil on kategooriate kaupa praegu, on ju. Ju ta siis sinna kategooriasse ei viitsinud minna, siis kirjutas selle otsingusõna. Ja siin lingi peal tegelikult on suur Exceli tabel, kus te näete, mis tüüpi sõnu on otsitud, nii et te saate pärast seda vaadata. Aga kui ma nüüd siin ees olen, siis mis on need objektid ja lehe sirvimised, et siin meil on erinevad lehed on kultuur, ajalugu on esimene, majutus ja loodus on 3. suurus, mida hästi palju vaadatakse ja loetakse neid lehti. Siis on toit, sport ja seiklus on ja üritused. Spa ja saun tuleb ka veel. Nii et loodus on 3. kohal. Siin on nüüd hästi, teisel ruumis tuli juba ka küsimusi, et siin on paar sõna on sama asjaga, matkarajad näiteks. Siin võivad olla lihtsalt need, et kuna tegemist on nii eestikeelse kui ka teistekeelsete lehtede kokkupanek, et siin võib olla lihtsalt see tõlkimise osa, aga otsingud siis looduse ja välitegevuste osas. Looduskaunid kohad, siis on rahvuspargid, looduskeskused, matkarajad, aktiivne puhkus, on jälle loodusvaatus, matkarajad koos matkajuhiga, jalgrattamatkad, motoseiklus, seiklus õhus kusjuures, loomajad, loomapargid, kalastamine, jalgrattarent, golf, rannad, suusatamine, uisutamine ja nii edasi. Ehk siis need on näiteks need sõnad, kui teie teenuses on see olemas, siis te teate, et neid otsitakse, et sellega tuleb nagu päris hästi välja. Ja siin on siis, et enim otsinguid, mis on siis järgmised teemad, need ei ole nüüd konkreetsed otsingusõnad, need on teemad, ongi mida vaadatakse. Siin on ka tulevad väga ilusti rahvuspargid välja, nii Soomaa kui Lahemaa näiteks tulevad välja. Ja karuvaatlus ja kalapüügiload kusjuures ja nii edasi. Nii, aga nüüd ma lähen enda esitlusse tagasi. Korra räägin sellest või te ilmselt olete selle peale mõelnud, aga mõned märksõnad, et teile abiks mõtlemisel, et kui välisturist on see, kuhu te nagu edasi tahate liikuda või olete juba liikunud, aga siiski mõelda veel korra läbi, mis on võimalused sinna välisturule minekuks, mida sa sealt teha tahad ja kui eristuv su teenus on teistega võrreldes. Ja siis on sellised nagu veel sellised pointid või tähelepanekud. Sõnasta konkreetne eesmärk, maksimum 3, mitte rohkem. Vali ainult need 3. Siis sa pead planeerima ressurssi ka. Kas sul on raha, kas sul on tööjõudu? Või äkki sa tahad kellegagi koos sinna minna, et jagate kuidagi seda asja. Ja mis need sihtriigid muidugi on? Ja mis on peamised kanalid, kuidas sa üldse jõuad sinna? Kas sinu külastaja otsib infot seda tüüpi asjade kohta sotsiaalmeediast või hoopis reisikorraldaja käest või hoopis, ma ei tea, rahvuspargi lehelt ja nii edasi. Nii et see on nagu see koht. Ja siis on veel paar tähelepanekut, mis me oleme ise nagu selle peale komistanud, on see, et osadel, see on küll tulnud pigem aga välja kohvikute ja majutuse osas,
et näiteks üks kohvik oli 3 erineva nimega. Google'i business kaardi peal oli tal üks nimi, Facebookis oli teine nimi ja Visitis oli 3. nimi. Seda tasuks, sest tegelikult näiteks mitu Maidla mõisa meil on, teate Eestis? Päris mitu on ju. Mina tean 3. Ehk siis see, et sa jõuad õigesse Maidla mõisa, on ju, siis tasuks, isegi kui sa siis enda Maidla mõis mingi nimetuse teistmoodi nagu paned, on ju, et aga tasuks igal pool samamoodi kasutada. Ja teine asi on, nagu ma mainisin, Visitilehte vaadatakse 80% juba mobiilist. Kas teie enda leht on mobiilivaatega? On niimoodi, et saab aru, saab lugeda ja nii edasi, et vaadake see lihtsalt üle, on ju. Siit juba läheme üle, välisklient ja ingliskeelne koduleht. Ja siin on nüüd üks näide ja siin all on ka link tegelikult, kus on näpunäited. Et kuidas, siin on nüüd guugeldasingi, Prangli reisid, leidsin sellise info ja see ongi tegelikult visiitkaart, on ju. See on see, mis tegelikult väga paljud külastajad jõuavad teie juurde. Aga kuidas te teate, kas te olete ise selle info omanik? Kas teie olete sinna ka seda infot saate seal muuta? Et kui te, siin on kõik, ma ütlen näpunäited, et kui te olete Google'i meiliaadressiga olete sees sellega, millega te arvate, et te olete ka infot sinna pannud, siis on tegelikult võimalik näha, et saad vaadata, et kas sa oled omanik või ei ole. Ja noh, siin on kõik asukoht, lahtioleku ajad ja need, mis on nagu oluliselt teada. Nii. Ma korra käin läbi sellise asjaga. Teie olete kui külastaja saab teie käest veel lisainfot, mida teha, siis ta on teile tänulik ja teie jääte talle väga meelde. Samamoodi, kui mõni ettevõte saab teid soovitada, siis ka saate teie businessit, ehk mõelge on ju selle peale, kui sa lähed kuhugi, sa saad, näed, ta soovitas, et mine veel sinna ja sinna, tegelikult sul jääb see inimene meelde, kes soovitas, olge te ka need inimesed ja vaadake, et teised ka oskavad teid soovitada. Et see on nagu hästi-hästi oluline. Ja noh, siis ongi, siin ongi ühingud, erialaliidud, sihtkoht on, sihtkoht peab hoidma kätt pulsil, kes on uued teenusepakkujad tema piirkonnas. Seda küsime meie nende käest, kui meil jälle tuleb päringuid, et kuulge, et me tahaksime, ma ei tea, Saksamaalt tuleb, me läheme, sõidame Tartusse, aga seal vahepeal Tallinn-Tartu, tahaksime põigata kuhugi, et kas seal on mingit tegevust. Siis võt need samad sihtkohad, kes meile sinna vahele jäävad, siis nende käest me küsime, et kuulge, küsiti sellist asja, kas teil on mõni teenusepakkuja. Sest meie ise ei jõua kõiki kaardistada, aga nemad on meie käepikendus. Et palun hoidke neid ka infoväljas. Kas või tõesti lihtsalt saadata või ütlete, teate, et ma räägin nüüd enda tegemistest. Nii. Ma korra lähen teise slaidi peale tagasi. Meil on erinevaid kampaaniaid, nagu ma juba mainisin siin, erinevatel turgudel. Kui teil on ka sellel turul mõte minna või juba on kliendid, siis samamoodi võite ju seda kampaania sõnumit välja hõigata või kas või seda lehte jagada või noh, et te saate ise endale nagu turundusmaterjale nii palju nagu juurde. Ja nagu enne ka Lili ütles, et kui on kontaktüritused või on samamoodi tulevad need uued loodusturismi mentorprogrammid, siis me hõikame need välja B2B uudiskirjas. Visit Estonia uudiskiri, vähemalt kord kuus tuleb välja ja siin on see sama QR-koodi kaudu saate ühineda või siis mingi muu loe turismi profi uudiskirja link on ka siin ja siis on lisaks on B2B Facebooki blogi, mis on Visit Estonia blogi. Ja seal on niisugused kiiremad asjad käivad meil kogu aeg läbi. Ja siin on ka turundus- ja müügi koostööpartnerid ehk siis näiteks sihtkoha inimesed leiate sealt ülesse. Nii, 9 sekundit jäinud. Mina ütlen teile suur tänu ja tegelikult nüüd teil on võimalus endal ka neid asju veel veebist natuke vaadata. Mul on väga hea meel, et te jõudsite mu ära kuulata. Päev on olnud pikk ja kohutavalt palju on infot, aga ma loodan, et te midagi leidsite seda, et mis on järgmine samm, mida te saate edasi teha. Aitäh!